Eesti Pangal on valminud värske majandusprognoos. Kuidas sa selle põhjal iseloomustaksid maailma majanduse olukorda? Maailmamajandusel tervikuna on läinud mõnevõrra kehvemini kasvu osas kui möödunud aastatel, et kasv on selgelt aeglustunud. Samas me näeme, et Ameerikas ja Euroopas on selgelt olukord küllaltki hea, kasv on jätkunud. Tärkavatel turgudel Hiinas, Venemaal, Brasiilias on kindlasti olukord keerulisem, eriti kahes viimati nimetatus, kus majandus väga palju sõltub toormehindadest. Toormehindade langus on mõjutanud neid turge ja et need toormehinnad eeldaksid jäävad ka madalale tasemele püsima, siis kindlasti sealsed raskused veel püsivad ka ees. Milline on toormete hinnalanguse mõju Eesti majandusele ja inflatsioonile Eestis? Me oleme näinud, et toormete hinnalangus on toonud kaasa ka hinnataseme langus Eestis. Inflatsioon on olnud negatiivne viimase aasta jooksul. Ettevaates me näeme, et see taandub välja, me ei usu, et toormehinnad jätkavad väga kiiret langemist. Pigem me näeme, et siis hinnakasv saab toimuma lähiaastatel küllaltki jõudsas tempos. Sellele annab oma panuse juurde kindlasti ka valitsuse astutud erinevad sammud, olgu selleks siis näiteks aktsiisitõusud. Et erinevad administratiivsed meetmed meie hinnangul peaksid tõstma inflatsiooni circa 1% punkti võrra 2017. aastal. Mida see majanduskasvule tähendab, on kindlasti see, et kui seni on nafta odavnemine panustanud ostujõu paranemisse, et majapidamistel on selle tõttu rohkem raha kätte jäänud, nad on saanud rohkem tarbida, siis lähiaastatel kindlasti kiirenev inflatsioon vähendab majapidamiste ostuvõimet ja seetõttu on ka tarbimise kasv ilmselt aeglasem. Aitäh!